Saate toob teieni Swedbank. Tere taas! Selles saates räägime alustuseks väga huvitavast profikeemia tootest. Me lähme külla Hades Geodesiale, vaatame, millised on õppimisvõimalused Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Kaassaatajuht Miguel õpetab, kuidas väga lihtsalt on võimalik ehitada liivakasti. Minul on 2 väga huvitavat saatekülalist ja saate lõpetame Päästeametiga. Kevad on käes ja päike toob paljudele inimestele rõõmu, samas aga hallitus kodudes võib tuua palju muret. Räägin tootest Mildev Stain Remover, mis töötab seal, kus sarnased tooted on hätta jäänud. Ja seda tuleb pihustada, lased kuivada ja hallitusplekid kaovad iseenesest. Kusjuures see hoiab hallitust ära ka kuni aasta. Ja praegu lähme kindlasti vaatame ka, kuidas see toode toimib. Piserda toodet hallitusplekkidele ja lase kuivada. Hallitusplekid kaovad ilma, et peaks pinda hõõruma või loputama. Ideaalne kasutamiseks vannitoaplaatidel, seintel, lagedel, välimööblil, puidul ja paljudes teistes kohtades, kuhu hallitus on tekkinud. Kui kasutad toodet värvitud pindadel või tekstiilil, tuleb kindlasti kontrollida eelnevalt värvipidevust. Enne toote kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Tehnoloogia areneb meil pidevalt. Oleme külas Hades Geodesial ja vaatame, milliseid mõõdistamislahendusi nemad pakuvad. Hades Geodesia pakub väga mitmeid erinevaid geodeetilisi mõõdistustöid ja viimaste 5 aastaga oleme nüüd arendanud väga palju 3D mõõdistust. Ja seoses sellega nüüd oleme pakkumas ka siin droonimõõdistusi ja laserskanneerimisi, kuid praegusel juhul keskenduksime pigem kõige aktuaalsematele teemadele, siis hoonete inventariseerimine ja ehitusjärgsed mõõdistused. Seoses Vabariigi Valitsuse seadustega on vaja ehitused ja hooned kõik ehitusregistrisse kanda ja andmed korrastada. Need olid küll juba eelmise aasta lõpuga oli tähtaeg, aga kuna neid hooneid on nii palju korrastamata ehitusregistris, siis seda tähtaega on nüüd pikendatud ja praeguse seisuga kõik see teema on aktuaalne ja seda toimetatakse iga päevaga. Kuidas te neid mõõdistusi teostate? Me teostame seda 3D mõõdistusega. Ehitusjärgseid mõõdistusi teostame ka klassikalisel meetodil. Kuid praegusel juhul, kui me lähme õue mõõdistama siis hoone ümbrust, siis me teostame seda ka drooniga, hoones seest, me teostame seda 3D skänneriga. See tähendab seda, et kui me käime korra objektil ära, siis tegelikult meil on kogu see informatsioon olemas ja me saame seda kasutada ka hiljem, ka aastate pärast, me saame seda ka kliendile jagada ja kui on vaja midagi korrigeerida või täpsustada või täiendada, siis meil on see info olemas, me ei pea rohkem hoonetesse ega objektidele minema, vaid me saame seda teha siit samast enda kontorist. Siseruumides me teostame mõõdistusi 3D laserskänneri tehnoloogiga. Meil on olemas nii staatilised kui liiklusskännerid ja liiklusskänneriga meil on see suur eelis, et me suudame teostada mõõdistusi väga kiiresti. Ehk siis, kui me lähme eramaja mõõdistama, siis meil koha peal siseruumidesse võtab aega umbes kuskil tund aega ja meil kogu hoone seest mõõdistatud ja inimesed saavad jätkata oma tavapärast toimetamisi. Meid eristab teistest sellega, et me kasutame mõõdistamisteks droone. Seda kasutavad Eestis väga vähesed, enamus kasutavad tavakasutajatena, ehk siis teevad lihtsalt pilte ja videosid, kuid meie kasutame seda mõõdistamisteks
ja see annab oluliselt detailsema, ülevaatlikuma informatsiooni, kui me siiamaani oleme suutnud ükskõik millisel klassikalisel meetodil seda koguda. Mis asi on drooni situatsiooni mudel? Drooni situatsiooni mudel on teostatud siis drooni mõõdistuse teel fotorealistlik 3D mudel maa-alast. Näiteks teie kinnistust on teostatud drooni mõõdistus ja sellest siis tekib 3D mudel, mida te saate siis vaadata kas enda arvutis või üle veebibrauseri, mis siis on täpselt mõõtkavaline ja kajastab seda sama situatsiooni, mis on teie kinnistul. Meil on käimas praegu kampaania, et hoone mõõdistusprojekti tellimise puhul on drooni situatsiooni mudel tasuta kaasa esimesele 20 kliendile. Teistele on kuni mai lõpuni väga soodne ja hea pakkumine ka drooni situatsiooni mudelile. Rubriigi Käed külge toob teieni Bosch. Meenutan siin oma lapsepõlve ja tean, et mulle meeldis mängida alati liivakastis. Sellepärast mõtlesin, et näitan ka teile, kui lihtne on ehitada ise ühte liivakasti. Ja selleks on meil vaja immutatud puitu, tööriistu, geotekstiili, kruve ja loomulikult ka liiva. Nii et hakkame ehitama. Nüüd, kus kõik asjad on ära toodud, alustame ehitamisega. Kõigepealt peame kokku panema raami, et näha ära, kuhu nurgapostid maa sisse lüüa. Kus on suurus teada, mõõdame ära, kui sügavale maa sisse lähevad nurgapostid. Teen väikse märke peale. Nii, ja nüüd me teame, kui sügavale maa sisse me võime seda lüüa. Kuna maapind on pehme, siis läheb otse sisse, aga kui maapind on kõva, siis tasub kangiga teha näiteks auk ette. Võtame ka järgmised. Ja maa sisse läheb viimane post. Kus on postid maa sisse löödud, siis teeme ka teise raami valmis. Liivakasti seinad on meil valmis. Nüüd kinnitame need postide külge. Ja alustuseks kinnitaks kõige ülemised, sest siis me saame nende järgi panna paika alumised. Ja nüüd tuleb meil lasta kruvis sellisesse halba kohta. Aga õnneks on Boschil niisugune lahendus. Need otsad käivad väga kergelt ära. Nii, ongi meil uus ots olemas. Nüüd, kus raam on valmis, tuleb panna tekstiil maha, et muru läbi ei kasvaks.
Nüüd, kus geotekstiil on maha laotud, paneme ta klambripüssiga seinte külge. Nüüd on aeg panna pealmised äärelauad. Loomulikult on tark mõõta mõõdulindiga ära täpselt, kuhu see kruvi läheb. Aga kui ei ole nüüd mõõdulinti, siis on teine trikk. Võtad ühe teise kruvi, mõõdad siit ära, paned siia ja lased kruvi täpselt sinna, kus teine kruvi lõppes. Kast on meil valmis. Nüüd jääb lisada vaid ainult liiv. Silikaadi liivakasti liiv on valmistatud Männiku karjääri liivast kuivatamise ja sõelumise teel. See on pestud ja kuivatatud kõrge kuumusega, tänu millele ei sisalda see orgaanikat ega prahti. Spetsiaalselt liivakastidesse mõeldud kuivliiv on sõredama fraktsiooniga, tänu millele liiv ei tolma, ei tõuse iga tuule iili peale lendu ning teeb riiete puhastamise liivast lihtsamaks. Saadaval on ehituskauplustest. Ja nii lihtne see oligi. Ehita sina ka endale liivakast. Silikaat liivakastiliiv on mängimiseks loodud. Saate toob teieni Swedbank. Saate toob teieni Swedbank. Oleme tulnud Tallinna Tehnika Kõrgkooli tutvuma Ehitusinstituudi õppekavadega ja selles saates räägime hoonete ehitamisest. Hoonete ehituses alustatakse baasteadmistest, tegeletakse selliste asjadega nagu ehitusmaterjalid, tuletatakse meelde sellist gümnaasiumiaegset matemaatikat, füüsikat ja edasi siis juba tulevad konstruktori oskused, kuidas majad ja ehitused püsti püsivad ja stuudium lõpeb ehitusjuhtimise osaga, ehk siis projekti juhtimine, objekti juhtimine ja kõige lõpuks siis tehakse läbi ka reaalne praktika. Sisseastumise eelduseks on keskharidus, ehk siis võimalik on tulla nii ametikoolidest kui ka siis peale gümnaasiumi lõpetamist. Õppeperiood on meil 4 aastat, milles siis 3 aastat on auditoorset õppetööd ja viimane aasta on kombineeritud auditoorne õppetöö ja praktika. Kas seda eriala on võimalik õppida ka kaugõppena? Jaa, hoonete ehitus on ka kaugõppes. Ja millised on praktikavõimalused? Vastaksin vastu küsimusega, et otsige ala, kus meie inimesi tegelikult ei ole. Tahaksin öelda niimoodi, et kõik võimalikud ehitusega seotud ettevõtted, olgu need projektbürood, ehitusettevõtted, ehitusmaterjali tootjad, ka tegelikult haridusasutused. Nii et mõtleks niimoodi, et meie kooli lõpetajal on päris lai praktikavõimalus. Meil on välja kujunenud partnerite võrgustik, kes tegelikult on juba harjunud oma suvisteks objektideks võtma meie praktikante, inseneripraktikatele. Ja millised töökohad on avatud õppekava lõpetanutel? No siis selline väike loend võib olla, ehk siis projekteerimisbüroodes kindlasti projekteerimise tehnikud, materjalitootjate juures laborandid või siis müügispetsialistid, ehitusettevõtetes loomulikult objektijuhid, objektiinsenerid kuni projektijuhini välja. Läbi aja on meie koolist läinud inimesi mudelprojekteerimise suunitlusega arhitektuuribüroodesse
tehnilisteks konsultantideks, kes siis aitavad seda mudra projekteerimise protsessi juurutada arhitektuuriettevõtetes. Eriolukord on täna puudutanud väga paljusid töökohti, väga paljusid elusid, aga elu jätkub ja jätkuvad ka kinnisvaratehinguid. Kui tavaolukorras saavad inimesed võib-olla ise oma kinnisvara müüdud, siis kriisi ajal on kindlasti mõistlik pöörduda professionaalide poole. Ja minu vestluspartneriteks on täna 2 inimest, kes on käinud Leprofiti koolitustel ja üks nendest alustas juba esimeses kriisis. Räägi, kui kaua sa oled kinnisvaramaakleri ametit pidanud? Tänaseks on minul juba täis tiksunud 8 aastat, millal olen maakler olnud, nii et päris pikk aeg. Ja kuidas sul praegu eriolukorra ajal läheb? Võib öelda, et endiselt kiirelt, et kuna tööd on kogu aeg olnud palju, siis eriolukord selles osas ei ole midagi muutnud, et inimestel on ikkagi kodu vaja, ei ole vahet, kas on kehtiv eriolukord midagi muud riigis, et selles mõttes kodusid on ikka inimestel vaja ja neid ma osta, müüa, vahetada alati inimestele aitan. Mida sa soovitaksid inimestele, kes just praegu tahaksid kinnisvaramaakleri ametit õppida? Ma kindlasti soovitaksin alustada esmalt koolitustest, sest kuna kinnisvaratehingutes on mängus väga-väga suured summad, tegemist on inimese kõige kallima varaga, siis eksimisruumi seal selles mõttes väga ei ole. Et iga eksimus võib maksma minna päris palju tuhandeid, seega alustada tuleks nullist, alati alustada koolitustega ja õppida parimatelt. Evelin, sa oled päris mitmeid kordi käinud Leprofiti koolitustel. Kuidas need sind on aidanud? No, Leanika, sinu koolitused on alati olnud sellised, täidavad hinge rõõmuga, annavad sellise maksimaalse energialaengu ja sellise soovi ja tahtmise olla endast maksimaalselt parim vorm, nii et üks asi on see ja kindlasti on see aidanud minu tööd hõlbustada seoses klientidega, et kuna Leprofit paneb hästi suurt rõhku siis just tööle enda klientidega ja kliendibaasi arendamisele, siis kindlasti see on mind hästi palju aidanud ja võin öelda, et väga suur osa minu tänasest kliendibaasist on ühtlasi ka minu sõbrad, ehk siis nendega ei toimu mitte ainult üks tehing, vaid ma aitan neid ikkagi läbi elu mitmetes kinnisvaratehingutes. Mida sa soovitaksid praegu kinnisvaraklientidele, kes ju ilmselgelt võivad mures olla? Jaa, on täiesti mõistetav, et inimestes tekitab antud olukord segadust, antud kriisiolukord, aga ma kindlasti soovitan pöörduda just tänases kriisiolukorras professionaalide poole, aitavad kinnisvaramaaklerid, hindajad, et leida siis oma varale see kõige õigem väärtus ja mitte teha kurja endale, et kuna tänases olukorras need hinnad on muutumises, siis kindlasti võiks eelnevalt konsulteerida siis oma ala professionaaliga, et mitte teha endale kurja. Margot, sina oled olnud kinnisvaraturul väga-väga pikalt ja alustasid sa just eelmise kriisi ajal. Millest selline otsus? See otsus tuli sellest, et kinnisvaramaakleri töö on selline hea mugav töö, mida saab laste kõrvalt teha, ise oma aega planeerida ja töö käigus õppida. Kas kriisi ajal alustamine ei hirmutanud sind? Muidugi hirmutas alguses, aga kuna firmas olid hästi tugevad koolitused, need andsid korraliku põhjateadmiste näol ja siiamaani on kliente, kes 10 ja 11 aasta tagant endiselt võtavad ühendust, kui neil mingid kinnisvara küsimused on, et teadmised on hästi olulised. Margot, ma tean, et sul on 3 last. Kuidas sa kinnisvaramaakleri ametit pead laste kõrvalt? Selles suhtes kinnisvaramaakleri amet on ideaalne, kuna aeg on vaba, ise annab oma aega hästi palju planeerida ja seda ongi laste kõrvalt väga mugav teha. Ma ei tea teist sellist tööd, et sa saaksid ise oma aega nii laialt planeerida. Aitäh sulle, Margot, ja ma soovin sulle edu kinnisvaratehingutest ja kindlasti tervist lastele ja su perele. Kuna ma olen ise olnud lisaks saate juhtimisele üle 13 aasta kinnisvaraäris ja viimastel aastatel just pühendunud koolitamisele, siis praegu on hetk, kus väga paljud inimesed vahetavad töökohti olude sunnil. Kui sa oled mõelnud kinnisvaramaakleri ameti peale, siis kirjuta mulle info@leprofit.ee ja me saame sellest lähemalt rääkida. Ja selline saigi saade sellel korral.
Eesti Messide sotsiaalmeediakanalites on teil võimalik järgi vaadata kõiki sisulugusid ja samuti ka tervet saadet. Kui teil endalgi on mõni põnev ettevõtmine, mida soovita televaatajateni tuua, siis kirjutage meile ehitametv@eestimessid.ee. Kohtumiseni!